on neli, Eesti! Kühveldatud. Oleks pidanud supiga piirduma. Said peale, mina ründama. Tuleb ette. Hea näed. Tulime Käärikulaagris esiteks, et saada natukene kärast eemale. Ma usun, et see on kõige parem koht Eestis ja üldse väga kvaliteetne laagri pidamise koht ja eks natuke on niisugust tiimpillikut ka vaja teha, et saada kõik vennad kokku ja eelkõige otsimegi siin sellist rahulikku treeningõhkkonda, et saaks korralikult põhja alla ja siis juba augustikuuks nii-öelda korvpallivormi. Teeme selle transition, need põhiasjad läbi uuesti. Siin teeme näite ette, jookseme transitioni, kõigepealt 2, 3, 4, 5 ja lõpetame selle sama asja seal uuesti. Seda räägime 5 pealt. Et siis see nagu ei ole põhimõtteliselt sama peal. Ma hakkan mõtlema, nagu, mida tohib öelda, mida ei tohi öelda, vaata, seepärast, et ma ütleks niimoodi ära, et sa ei saa seda kuskil üles riputada. Piip peale, et nagu et ma ütlen sulle, aga pane lihtsalt nagu sensori ära nüüd, nagu vaata. Ja esimene päev oli tegelikult, ja oli soojenduspäev ja keha ei ole tunne, et oleks soojenduspäev olnud. Mis just homme saab? Ja mis homme saab? Tööd teeme. Saame paremaks, nagu alati. See ei lähe üle. Kogule. Ma ütlen, et ma arvan, sa said üle tegelikult. Ma ütlen ausalt sulle praegu. Ütle nüüd, mis silmaga juhtus? Sain vastu vahtimist. Millal? Trennis. Millal? Tänases trennis Hermeti käest. Hermeti pöidlaga. Kõik on täitsa katki. Kahjuks mingit toredat lugu ei ole. Ma panin trennis talle puuka ja siis ta pani eelmine trenn, kui ma veel Audentses olime. Ja siis ta pani mulle tagasi pöidlaga, meelega. Sõitis just kulmust läbi. Lihtsalt läks minema. See ikka. Nad laulan jah. Päev number 2. Nojah, tegelikult see vastab poest aga teistsuguse kettaga. 2 kettaga eile juhtus. Oota, mis kettaga? Te käisite diski mängimas eile? Discgolfi kettast. Kus kohas? Diskist oli võib-olla asi kaugel, see oli sääse tapre. Nii, mis juhtus siis? Kaduma läks. Ja kas sa lähed täna otsima? Kui aega lõidub, siis ikka lähen. Tehvand oli igastahes. Ei olnud tore. Parmud ja sääsed sõid jalad ära. Mis
nüüd tegema hakkame? Täna tuleb raske päev, nii palju kui meile öeldi. Hommikul jõusaal ja siis on saal otsa ja õhtul veel ekstra teibitrenn meil saalis, nii et eks me näe, proovime läbi saada päev korraga. Ära jäma kord. Ei, väga hästi. Ainult selge oli hommikul veits kange. Aga muidu oli illine sügavalt, mõnusalt. Kell näitas, et väga taastav uni oli. Sa nagu ei osta ühtegi asja maailmas. Kõik tuleb, et saada. Nagu sa ütlesid, juhitakse. Nagu sa ütlesid, täielik juhitaja. Ühit ütlesin, et? Plaan number 1. Nädal 3. Kõigil on individuaalsed kavad. Kõik teavad, mida teha. Päris pikk või? Kono, tule korra. Kono, tule räägime korra. Päris hea. Ülihea. Lihtsalt kõige parem. Räägi, kus meil on. Esimene nädal. Priit on platvormi peal. Ei ole. Ta on ikka lühem. Tere, kas saab ka kava palun? Näitasid, see on esimene nädal. Väikse jooksuplokiga ja siis natuke nokitseme otsa või ka. Eesti! Saab täpsustada. 4x11. Normaalne vend, meie füsio, meie satsi füsio ei võta enda mängijate kõnesi vastu, mõtle, see on nagu, see peaks olema usaldusisik, et mul on räige jama, noh, ma oleks praegu autoga kraavis, üksinda. Kellegi, mul mingit ühtegi muud numbrit ei ole meeles, 112 ei ole meeles, mul on Priidu number meeles ja vaata, ma surengi ära. Oi. Palun. Tõmba 7 sõrka. Joopas. Thanks. See on kaamera. Okei, soojendus, siis väike jooksukas 30 minti, siis teeme natuke üle välja ülekaale, pluss vaatame kaitset natuke üle välja kaitset ka ja siis vaatame, kui energiat üle jääb, siis mängime ühe korvi all ka veel natukene, aga põhieesmärk on see esimene plokk korralikult ära teha. Jälle need vigased poisid ka, et see esimene pool pingutage ära ilusti, siis on kasu ka. Let's go! Varastasid keskjoon 4 meetrit, 3 meetrit. Alustama pidid keskjoone tagant. Ei, siis ta ei joon ju. Teisel mehel oli all joon, sinul oli keskjoon. Kõik juriidiliselt oli korrektne, all joon. Soomlasi ma ei usu. Alge! Ilves, kõik! Kõik mehed, kui pall läheb otsa joone taha, kõik on oma mehega kontaktis korraks. Ja siis hakkab mäng pihta. Mängime ühe korvini seal pool, kui viskad korvi peal vaba viskega, lõpetame.
jäävann hea on või? Jäävann on hea, sellepärast et võtab valu ära. võtab valu ära. Tunneb, kuidas pärast sellist trenni valu lahkub kehast. Pärast on hea. Pärast on hea. On küll või? No, on hullem olnud. Veitsi korraga. Ma arvan, ma olen siin veel mingi 5-10 mintsi. Proovin vastu pidada ja siis lähen sinna sooja suppi. Siis tõmbab mõnusalt vere käima ja pärast on hea olla. Ja mingi ilgelt sa teed seal tabalukku lahti, see kukub vette lihtsalt. Aga seda ei saagi tahta. Kuule, siit annab välja manööverdada ja Siin on parkimiskaamera ka. andureid ei ole. Ma hakkan piiksuma taga. Kuidas ta välja vahepeal? Miks me siin? Pane sina muidu. 4 paat, huu. Üli sünkroonist. 1, 2. Opa! Päris hea hoog on juba. No kus te lähete üldse? Ma tahaks pigem sinna minna. Nüüd ma panen pööret siis. Kässariga. See ei ole just kõige parem koht, kus kalapüüda tehta. See just ütles, et see on kõige parem koht üldse. Ei, selles mõttes, et siin on... Vaata näkkas. Siin on nii palju seda... Näkkas, vaata. No nii, tule! Ta läheb. Otsime seda. Vaata, kui teaks, kui sügav see oleks. Jaa, kui teaks, kui sügav see oleks. Pole sondi, noh. Otsime seda optimaalset sügavust. Jaa, kohe alustate, nii kui keegi ära lõpetab, kohe alustate. Hoia kogu aeg, hoia kumb pingul! Kes see DJ on? Sina DJ on? Halb või? Pane mingit niisugust noh. Viski vette või? No eks see käib team building ja treening, see käib käsikäes, et üritame leida siin ka mõned ütleme hetked siis natuke, et energiat saada ja võib-olla natuke lõbusamat asja ka teha, eks põhieesmärk ikkagi on treening ja ütleme raske treening nii-öelda, et järjest nüüd iga päevaga paneme natukene koormust juurde ja loodame, et saame nii-öelda selle grupi koos võetud, et keegi ära ei lagune ja siis järgmist nädalast tegeleme rohkem mänguks valmistumisega. Aga ma ei pea valima, on ju. Sa võid jätta nii ka, kui sul on kergem neljakesi, siis jäta nii. Mis me teeme? Jõissa, sa valid. Ma olen ka veel. Ole ka vali. Ja üks veel nende kahe. Sama tiim, ma olen siin. Ma ei taha välja, ühe tiimis on. Ainis, jah? Oi. Kes seda tahab kokku panna? Väga ilusti kokku. No trenn. Lahti see käe. Sina, Kono. Hästi. Ojoo, valus ju! Okei on, natuke väsinud, aga eks selle pealt vorm tulebki. Ei, tegelikult tegime esmaspäev, teisipäev tegime 2, eile tegime 1 ja täna oli jälle 2 trennipäev, et täitsa siuke tuhv on peal. Eks suve keskel on jah, siuke natuke, läheb natuke rohkem aega harjumiseks, aga lõppkokkuvõttes ega kõik oleme harjunud nii 1 kui 2 trenniga, nii et tuleb lihtsalt natuke rohkem harjuda, aga muidu on tavaline asi. Tiimikeemia on väga oluline, lihtsalt ma arvan Eesti koondises, eriti tänasel päeval, see ei ole meile probleem,
pigem see on meie tugevus, alati saab loomulikult veel paremaks. See grupp, eriti nüüd Trell, ütleme viimane aasta ei ole võib-olla koondisega nii palju koos olnud, et kindlasti natuke läheb veel aega. See tiimikeemia on ka seotud platsil toimuvaga, et kui platsil asjad õnnestuvad, siis platsi kõrval ka see tujub paremini, et need asjad käivad käsikäes ja proovimegi need mängijad võib-olla, kes pole viimasel ajal liiga palju poistega koos olnud, et saavad ka selle tunde kätte, saavad need põhimõtted natuke selgemaks ja siis läheb kõik natuke paremaks. Täna 5. päev, täna reede, kahjuks mitte 13. Täna hommikune trenn on siuke kerge viskamine, kaitseasjad vaatame üle ja õhtul läheb mänguks, õhtul tulevad kohtunikud, lauakohtunikud, treenerid, 2 meeskonda ja läheb andmiseks, saad aru. Jah, et 2 meeskonda ja peatreenerid on siis Brett Nõmm ja aitäh Siim ja Indrek Reinbok. Ma ei tea, mis Heiko teeb, Heiko paab kella ja Brett ja Ints on peatreenerid. Ma olen suur fänn. Surve on palli peal, kätt, kootana palli poole kokku, aga palliga mängija ei saa rünnata. Okei. Seepärast, et me oleme järsku 75 päeva kämbis olnud ja ennem seda ma olin voodi režiimil. Trennidest pigem ikka, trennidest. Inimestest ei saaks väsinud olla. Nüüd saad kalahambud välja lihtsalt. 10. Nemps, palju? 9,7. Kas on mis kraadi väga hästi, supp. Sooja, kui see saunava.